Tere päevast! 5 minutit tagasi sain ma aru, et mul on üliraske ülesanne, sest Agu Kohari ütles, et nii 30 aastat olen ma sinu ühte sama juttu kuulnud, kas sa täna midagi ka uut ütled. Ja ma kavatsen midagi uut või teistmoodi rääkida. Samas ma näen, et siin on nii palju gümnaasiumiõpilasi, kellele tahaks rääkida sama juttu, mida ma olen ka varem rääkinud. Nii et korraga peab see jutt tulema uus ja vana. Vaatame, kuidas mul see õnnestub. Igatahes on huvitav, et jah, vastates nüüd Arno küsimusele, kas indiaanlased ja biosfääri ala ja Hiiumaa on omavahel seotud, siis üllatav küll, aga mingil määral on mul ka minu jutus vihjeid sellele tõsiasjale. Aga ma panen korra aja ka käima, et mul on nii. Et siiski pean alguses meelde tuletama, mis asi on see biosfääri programmi ala, millega on meil tegu. Ja siis tahaksin sujuvalt üle minna teemale ressurss, kuna täna on teemaks ressurss ja maa kui ressurss, et kuidas need asjad omavahel on seotud. Ja püüan siiski püsida üsna üldisel tasandil, sest ma saan aru, et järgmised ettekanded tulevad juba päris konkreetsed. Ma tuletan meelde, et biosfääri programmiala on üks piirkond ja sellised piirkondi on maailmas tänaseks määratud üle 700, 750. Ja see on piirkond, mille UNESCO on määratlenud kui erilised alad, kus UNESCO definitsiooni järgi inimesed ja loodus on tasakaalus või harmoonilises suhtes. Noh, kas me ise arvame seda, et meie Hiiumaal Lääne-Eesti saarestikus tegelikult kogu Lääne-Eesti saarestik kuulub biosfääri programmi alla. Kas me oleme loodusega tasakaalus ja kas me oleme harmoonilises suhtes, me võime selle isegi mõnikord kahelda. Aga kui UNESCO niimoodi arvab, siis mis saab meil selle vastu olla? Me oleme rõõmsad ja võtsime sellise teadmise vastu juba aastal 1990. Nii et meil on juba palju siis, 35 aastat kanname seda uhket nime. Meelde tuletuseks, et UNESCO tähendab seda, et see on ÜRO üks allorganisatsioon ja selle ülesanne ÜROs on tegeleda kultuuri, teaduse ja haridusega ülemaailmselt. Nii et meie ala, biosfääri ala on saanud endale sellise märgi või tunnustuse programmi poolt, mis tegeleb hariduse, kultuuri ja teadusega. Nüüd, nagu te teate, on ÜRO väga suur rahvusvaheline organisatsioon, kelle ülesanne siis, kui ta loodi pärast teist maailmasõda, oli ju tagada maailmas olukord, et rohkem sõda ei tuleks. Nii et mõnikord me vaatame ÜROd kui väga aeglast, väga otsustusvõimetut, mingisugust väga raskepärast organisatsiooni, ja millest miskit ei sõltu. Aga samas tuleb tõdeda, et ÜRO poolt paika pandud suunad on need, mis tegelikult peegeldavad kogu maailma riikide seisukohta sellest, kuidas arengud peaksid olema. See on üks üldiselt suhteliselt tasakaaluka, pika ja strateegilise eesmärgiga organisatsioon. Nii et näiteks säästva arengu eesmärgid, mis on siin 20 aastat tagasi püstitatud, on ka siis tegelikult need, mis on kantud sügavamast arusaamisest, kuhu meie planeet Maa liigub ja kuidas see arengud sellega on. Aga liigun edasi selle poole, et ma mõtlesin, et täna oli juba juttu saarest ja saare elamisest.
Õnneks tõesti meie biosfääri ala on saare peal, nii et saab korraga rääkida sellest nii saare näitel kui saarel elamise näitel. Nimelt UNESCO-s arvatakse, et biosfääri alad on mudelid. Et need on mudelid sellest, kuidas koha peal säästvat eluviisi korraldada. Ja kuidas seda korraldada 3 komponendi tasakaalus. Need 3 komponenti on loodus, majandus, sotsiaalkultuuriline keskkond. 3 erinevat komponenti, mille vaheline tasakaal siis peaks eksisteerima. Arvatakse, et meil see on olemas. Et sellisel juhul siis on olemas biosfääri ala kui mudel. Aga nagu ise aru saate, kui me räägime sellest piiratud alast, siis see oleks nagu väga selgelt piiritletud nagu saar. Ja kasutame siis sellist saare näidet ka edasi, räägime ühtlasi ka meist Hiiumaast kui biosfääri alast. Saareks olemine on, ja nüüd hakkan jõudma ressursi juurde selle jutuga, et saareks olemine määrab ju 2 väga olulist asja inimese, seal elava inimese või siin elava inimese mõtlemises. Ühelt poolt on see, et me oleme väga kinni, lukus, me ei saa välja, meil on vähe maad ja me peame hakkama saama siin suletud süsteemis oma vaesel maapinnal ja omale kogu oma elu üles ehitama sellele väiksele maalapile. Teisalt ümbritseb meid täiesti piiramatult suur meri, avatud meri, kuhu aastasadu on võimalik olnud minna, sõita, kus oli alati väga palju ressurssi, kas või kala või hüljeste näol, kui me räägime väga vanadest aegadest. Ja võimalus meri tähendas ka seda, et kogu maailm oli avatud. Laevaga sai sõita isegi teisel poole Ameerikat linnusõnnikut tooma. Nii et korraga, nagu saarel elamine, tähendab korraga seda, et sa oled väga kitsastes oludes maa mõttes ja samas väliskeskkonna mõttes oled täiesti avatud ja vaba ja mitte midagi sind ei piira. Ja vaata selline mõttelaad, millega ma olen väga nõus, et nii see tunne saarel elades on, selline mõttelaad on tegelikult inimkonnas olnud valdav tegelikult läbi sajandite. Et see maa, kus me elame, see on väga piiratud, väga väike ja väga tihe, aga kõik, mis on ümber ehk keskkond, see on vabalt ja tasuta kättesaadav. Ehk siis oma elu üles ehitades me võime võtta vett nii palju, kui me tahame, õhku me isegi ei mõõda hingamiseks, me saame kasutada oma ümbritsevat ala selleks, et sinna visata prügi, jäätmed viskame jõkke, need kaovad ja me neid enam ei näe, või Hiiumaa kombel viime metsa ja see kaob ära. Et tegelikult me ehitame üles või oleme aastasadu täpsemalt ehitanud oma elu üles selliselt, et me võtame keskkonnas seda, mida meil on vaja, hajutame oma probleemid keskkonda tagasi ja ehitame selle väikese meile kuuluva maalapi peal oma elu üles, oma tsivilisatsiooni üles. Ja nii see on toiminud ja läheme järgmise pildi juurde, mis on peaaegu sarnane, aga te näete, et maa peal on tõmmatud jooned, et see on need on, ütleme, põllud või metsalapid või maaomand, katastriüksused, igatahes maa on ära piiritletud. Et need jooned tähistavad seda, et inimesed jagavad maa ära, selle ressursi, mis on kasutada, jagavad omavahel ära, panevad paika omandisuhted, hakkavad maad ostma, müüma, ka ressursse, mis seal maa peal on, maavarasid,
ostma ja müüma ja selle alusel tekivad konkurentsisuhted, selle alusel tekivad konfliktid, sõjad, sest et seda ressurssi omavahel jagatakse. Aga aastasadu, et mitte tuhandeid, samas see, mis ümbritseb, see on olnud tasuta kättesaadav ja sellega ei ole pidanud arvestama. Aga nüüd jõuame selle küsimuseni, et kui meil on ühiselt, meil saare peal elavatel inimestel, mingis riigis elavatel inimestel, on ühiselt kasutatav loodusressurss ja maa, siis on küsimus, kuidas me seda jagame ja kuidas me tagame selle, et me kõik saame siin eksisteerida. Ja nüüd jällegi väga pikka aega on olnud küsimus, kas see, mis on loodus ja mis on keskkond, kas see kuulub meile kõigile või kas me oleme selle omanikud, nagu küsis Ergo, või oleme me selle hooldajad. Ja siit tulenevalt siis on tulnud umbes 60. aastatel, 1960. aastatel, kus oli suurem arutelu selle üle, kas on maa põhimõtteliselt ressursid ühiskasutuses, ühishoolduses või on nad pigem eraomandis, see on alatine vaidlus, siis tuli välja selline mõiste Inglismaal, Ameerikas inglisekeelne mõiste tragedy of commons. See on eesti keeles siis, ütleme, ühisomandi tragöödia. Näitena toodi selle kohta põhiliselt seda, et kui on mingid ühisomandis olevad näiteks karjamaad, mis on ühisomandis, siis paratamatult juhtub see, et keegi ühisomandi kandjatest hakkab kasutama seda karjamaad omaenda huvides, mitte kogukonna huvides ja hakkab süvenema konflikt selle üksikkasutaja ja tegelikult kogu selle ühiskonna huvide vahel. Et väidetavalt on see paratamatus. Ehk selles seisneb ühisomandi tragöödia, seetõttu peaks ühisomand olema, ühisomandit ei saa olla keskkonna hoiu mõttes. Et keskkond halveneb igal juhul, kui on alad ühisomandis. Nüüd huvitaval kombel mõnikümmend aastat hiljem tuli uus teooria ja muide see uus teooria sai Nobeli preemia. See oli aastal 2009 oli see Nobeli preemia antud. See oli Elinor Ostrom, ka USA teadlane, naisterahvas, ainus naine, kes on saanud majandus Nobeli preemia. Ja minu meelest on tema väide imelihtne ja arusaadav. Ma isegi ütleksin, ma olen üllatunud, et sellise asja eest antakse Nobeli preemia, aga muidugi tema ja tema töörühma väite taga seisis väga suur uurimistöö ja välitööd. Ja see väide oli siis niisugune, et ta vaidlustas selle ühisomandi tragöödia ehk selle, et keskkond halveneb igal juhul, kui loodusvarad on ühisomandis. Ja tema väide oli see, ta uuris indiaanlasi, siis veel Aasias kohalikke rahvaid, kes kasutavad loodusressursse ühiselt. Ja tema väide oli see, et hakkab toimuma iseregulatsioon ühiskonnas, tekivad kohalikud kokkulepped, kuidas ühisomandit kasutada ja keskkonna seisundit selle kaudu ei halvendata. Noh, näide võib seal olla, et mitte ainult karjatamine, vaid näiteks on mingi järv on ühisomandis, kus kohalt kõik saavad püüda kala. Ja kui ühe väite järgi, siis see viib järve olukorra halvenemiseni, sest et inimesed ei hooli paratamatult ühishuvidest, siis Ostromi väidete järgi tekib iseregulatsioon sellises süsteemis ja see varu säilitatakse ühiste kokkulepete alusel. Need näited, mis ta tõi, olid
tavaliselt kohaliku kogukonna tasandil. Ehk siis mitte mingisugused suured, aga väide oli siis see, põhiväide oli see, et ei ole vaja ülevalt alla tulevaid keskusest või metropolist tulevaid regulatsioone, ei ole vaja ka eraomandit, kes seda kontrollib, vaid et põhimõtteliselt kogukond saab kokku leppida. Ja mõnes mõttes on see Ostromi nägemus mõnes mõttes meie biosfääri ala taustal kuskil Kuklas kogu aeg olnud tunda. Et tegelikult meil on siin kogukond saare peal ja see kogukond on selles mõttes tasakaalus või peaks olema, hea küll ma ei hakka idealiseerima, peaks olema toimima selliselt, et meie käsutuses olevat loodusressurssi me saame oma enda kokkulepete alusel hoida ja oma enda regulatsioonidega ja elada selliselt, et me ei kahjusta oma keskkonda. Nii et biosfääri ala põhimõtteliselt on selline mingi idealistlik mudel, mis kirjeldab, kuidas toimub juhtimine väikeses süsteemis nii, et loodus, ühiskond ja majandus on tasakaalus. Kas see on võimalik esiteks? Ma ei ole päris kindel, aga tahaks, et on võimalik, aga palju suurem küsimus on, kas seda saab laiendada seda mudelit. Kui me räägime väikesest saarest, väikesest biosfäärialast, siis ja me ütleme, et see on mudel säästva arengule. Kas me saame seda laiendada? Kas me saame lõpuks rääkida suurtest territooriumidest? Kas me saame rääkida kogu planeedist, et selline mudel võiks toimida? Või on paratamatu see, et planeedis on keskkonna kahjustamine täiesti paratamatu, pikas perspektiivis, ütleme, olukord on lootusetu. Mõned pildid veel. Selle sama asja illustreerimiseks, mis ma rääkisin. Ma rääkisin praegu maa jagamisest ja ressursist kui sellisest, aga ega ressurss on millekski vajalik. Ressurss ei ole nii iseenesest olemas. Ressurss on ressurss ainult siis, kui teda saab kasutada majanduses. Kui õhku kasutada majanduses ei saa, siis lasta olla. See õhk meid ei huvita, aga kui rauamaaki saab kasutada majanduses, siis ta muutub väga oluliseks ressursiks. Mullast rääkimata. Ja see pilt illustreerib lihtsalt olukorda, et meil see majakene seal keskel on, ütleme, väikene vabrik ehk majandus. Ja nüüd see majandus siis toimib selliselt, et seal töötavad inimesed, nad on loonud oma töökultuuri ja muu kultuuri ja teevad midagi, toodavad. Nad võivad toota nii tooteid kui teenuseid tänapäeval. Aga selleks, et neid seda toota, nad peavad saama endale ressursse. Siin antud pildi peal siis nad võtavad mingisugust maa seest midagi väärtuslikku ja vett toru kaudu ja tekitavad selle kaudu jäätmeid ja need jäätmed lähevad tagasi järve ja taevasse. Ja nüüd on tekkinud siis selline olukord, kus aastatel 20. sajandi keskel pärast seda, kui selline skeem oli töötanud väga hästi ja ütleme, majanduskasvu teooriad olid kõik orienteeritud sellele, et seal keskel majas toodetav on just heaolu näitaja, siis paraku hakkas järjest selguma, et see toru, mis vette viskab jäätmeid ja see, mis taevasse saadab suitsu, et need ei olegi lõputud ja kauged ja tasuta alad, vaid see kõik toimub ikkagi meie arvelt. See vesi, mida me võtame merest, on see sama, kuhu me selle saasta saadame. Nii et umbes 20. sajandi keskel hakkas siis tekkima selline arusaamine, et tegelikult olukord on selline, et asi on piiratud, süsteem on piiratud. Kuulus Rooma klubi kirjutas 70. aastatel raamatu nimega Kasvupiirid. See oli siis selline esimene ülemaailmne teadlaste teos, mis ütles, et maa ökosüsteem ei ole piiritu. Et piirid on olemas ja
me peame kuidagi ennast selleks ümber orienteerima. Nii, aga ma pean minema selle jutuga edasi, siin ma pikalt peatud ei saa, ütlen ühe vihje veel, millest ma ei jõua rääkida. See on majanduskasv ja heaolu. Üks väga oluline areng, mis on toimunud selle aja jooksul, on see, et me ei saa enam väita, et majanduskasv võrdub heaolu kasv, vaid heaolul on väga palju mitmeid komponente ja kindlasti üks nendest on ka keskkonnaseisund. Nii et kui Eestis praegu ikka veel fetiseeritakse seda majanduskasvu, kui öeldakse, et majanduskasv on, siis kõik on rõõmsad, ja öeldakse, majanduskasv langeb, siis kõik muutuvad kurvaks. Siis tegelikult võib olla väga vastupidi, kui majanduskasvu ei ole, siis meie muud asjad edenevad paremini. Hiiumaa on selleks muideks heaks näiteks. Hiiumaal ei ole väga head majanduskasvu, küll aga millegi pärast inimesed hindavad väga Hiiumaad, tahavad siin elada, tulevad siia või tahavad siin püsida, sellepärast, et siin on mingid muud väärtus, mis ei ole mõõdetavad SKP muutustega. Aga ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, väike vihje ainult. Nii, ja tahtsin väike viide sellele, et üks inglise professor, teadlane nimega Tim Jackson on kirjutanud huvitava raamatu, selle nimi on Heaolu ilma kasvuta, keda huvitab Prosperity without growth. Minu meelest on huvitav raamat. Nii, aga see pilt illustreerib nüüd lihtsalt tõdemust, millest ma rääkisin. Et samamoodi nagu esimene pilt oli, aga ainult, et olukord on see, et meil on ära jagatud omavahel maa, aga lisaks sellele tegelikult on ära jagatud ka meri ja õhk. Ja üks viise, kuidas seda nüüd mõõta, on ju teadavasti see, et nii meri kui õhk tuuakse kuidagi majandussüsteemi sisse. Siin on näiteks kas ressursimaksud või CO2 kvoodid. Nii et tegelikult on, ütleme, meid ümbritsev meri, õhk ja muu keskkond tegelikult samuti midagi sellist, mis ei ole lõputud. See pilt illustreerib seda tõdemust, et tegelikult maakera on lõpliku suurusega. Ja tegelikult on ta ju aine mõttes kinnine süsteem. Energia mõttes ei ole, me saame päikselt kogu aeg energiat, aga aine mõttes, kui me mõtleme, kuidas me oma toimimist siin üles ehitame aine peale, siis see süsteem on suhteliselt kinnine ja me peame leidma lahendused siiski, kuidas selles toimida ja otsime neid lahendusi. Aga nüüd lõpetuseks tulles tagasi biosfääri ala juurde, tahan öelda seda, et biosfääri alade programmis on olnud juba vist 3 strateegiat ja seda strateegiat on muudetud sellepärast, et olukorrad maailmas kogu aeg muutuvad. Seal on need kliimamuutused vahepeal sisse tulnud ja mitmesugused kultuurilised aspektid. Ma kiiresti rõhutan üle uue strateegia, mis võetakse järgmisel nädalal Hiinas toimuval maailmakongressil vastu. Uue strateegia mõned punktid, mis te näete, et ma arvan, et te näete, et minu selle kiire jutuga kuidagi viisi haakuvad. Esiteks on see, et me elame lõpliku suurusega planeedil. Ehk siis biosfääri alade mudel toimimine arvestab sellega, et planeedil on piirid. See on ammune tõde, aga seda rõhutatakse selles strateegias. Siis teine asi, millest oli natuke praegu juttu, et ressursse tuleks käsitleda ühisvarana, ühisressursina. Ja see on meie elu toetav süsteem. Kolmas ja väga huvitav uuendus selles strateegias on see, et rõhutatakse kohalike kogukondade tarkust ja tihti ka sellised põlisrahvaste tarkust. Jälle on vaieldava küsitav, kas see tarkus on alati selline, mis viib nagu positiivsetele või kvaliteetsele tulemustele, aga igatahes see jutt, et kohalikud kogukonnad teavad ja saavad otsustada, kuidas nad oma ressursse kasutavad ja et see tingimata ei vii keskkonna halvenemisele, see põhimõte on ka biosfäärialade strateegiasse sisse kirjutatud.
Siis üks asi, millest ma küll ei rääkinud, aga te olete sellest palju kuulnud, on looduspõhised lahendused. Ehk siis viimastel aastakümnetel või aastasajal on selgunud, et tehnogeensed lahendused ei pruugi olla alati need, mis võidavad loodusega seotud mured, vaid mõistlik on otsida niisuguseid lahendusi, olgu ta siis kas taimekasvatuses, jõgede majandamises või merekallaste kindlustamises, mererandade kindlustamises. Et looduspõhised lahendused on need, mille põhjal, kohe ma lõpetan, millele siis tuleb rohkem tähelepanu pöörata. Ja viimane tõdemus, mis ka on seal, on see, et siiski majanduskasvult tuleks üha rohkem üle minna teistele näitajatele meie heaolu hindamisel ja majanduskasvu temaatika pigem vaadata kui vastupidavuse, eesti keeles on praegu kerksus selline sõna välja mõeldud, resilience jälle inglise keeles, et see meie globaalse süsteemi vastupidavus muutustele ja keskkonna halvenemisele. Ehk natuke üle vaadata oma majandusmudelit. Jälle ei ole uus teema, aga selles strateegias on oluliselt rõhutatud. Nii et mis ikka, biosfääri ala tahaks kangesti olla mudel kogu sellele, aga ega see ei ole lihtne, aga proovime oma Hiiumaal ikkagi näidata, kuidas on võimalik harmooniliselt ja tasakaalukalt elada, arendada oma kultuuri, haridust, keskkonda ja majandust.